asjad, tegevused, midagi veel, mis meile väga meeldivad. Sellepärast, et me oleme harjunud nendega. Me kogu aeg teeme neid tegevusi, me tegeleme nende asjadega. Need asjad meile meeldivad, me oleme harjunud ja me ei taha väga tihti midagi muud. Isegi meie vaimses elus. Samasugused palved, me oleme harjunud nendega ja paljud katoliiklased väga kardavad, kui on vaja lugeda mingi teist palvet, lugeda teisel viisil. On laulud, millega me oleme harjunud, on mõned tegevused kirikus, isegi omad kohad. Olete märganud, inimesed tavaliselt istuvad seal, kus kogu aeg istusid, sellepärast et see mingis mõttes väga niisugune tähtis tunne, et ma olen omal kohal. Ja isegi olid niisugused jutud, ma ei ole näinud, et kui keegi istus enne teatud inimest sellele kohale, kus nad tavaliselt istusid, siis terve missa läks halvasti. See ei ole minu koht. Aga vaadake, mida me kuulsime tänastes pühapäevastes lugemistes. Abraham, Jumal ütleb talle, siis kui ta oli juba rikas inimene, väga palju erinevaid asju temal oli, mine välja oma maalt. Kuhu? Mul on hea olla siin. Ma ei pea põgenema, aga Jumal ütleb, mine välja oma maalt. Jeesuse Kristuse jüngrid, kes olid koos temaga, lähme Taborimäele. Juba mingi pingutus. Ma ei ole kindel, et jüngrid väga tahtsid seda teha. Aga siis, kui nad näid, kui hästi olla sellel mäel, nägid Jeesus Kristust tema auhiilguses ja ei tahtnud midagi teha, minna edasi. Jeesus Kristus ütles, lähme tagasi alla. Ja kogu aeg meie kristlus on liikumine. Kui on keegi, kellele meeldivad niisugused püsivad asjad, tahan niimoodi palvetada, tahan niimoodi käituda, olla seal, kus ma tavaliselt olen, äkki ta juba mõtles välja endale mingid oma jumalad, kellega on väga tore olla ja unustas, et Jumal alati midagi pakub midagi uut. Ja kui inimene väga kardab võtta vastu seda uut, ma tahan elada nii, nagu elasin enne seda, äkki ta juba ei ole koos Jumalaga. Peame liikuma. Nii nagu tuleb mulle meelde treening akvaeroobikast. Inimene tahab perfektselt midagi teha. Aga siis, kui ta juba hakkab midagi tegema, juba esimesed sammud, siis treener juba pakub midagi muud. Järgmine kord, järgmine tund, üldse teised asjad selles akvaeroobikas. Sellepärast, et treener tunneb, et inimene peab arenema selle kaudu, et toimuvad muudatused, mitte selle kaudu, et ta teeb kogu aeg seda sama. Meie vaimses elus, meie suhetes Jumalaga on vaja tegutseda samamoodi. Ma liikun. Kui ma tunnen, et üks asi mulle väga meeldib, no see on väga tore, aga pean otsima midagi muud. Kirikus on väga palju erinevaid võimalusi palvetamiseks, laulmiseks, teistes tegevusteks. Äkki ma võin proovida midagi muud ja tänu sellele ma suudan näha Jumalat niisugusena, nagu tema on tegelikkus, aga mitte niisugust, nagu ma mõtlesin välja.